Meie elukvaliteet on võrreldes 2-30 aasta taguse ajaga märgatavalt paranenud ja ometi räägitakse aina enam ja enam emakakaelavähist. Mis põhjustab seda haigust? Emakakaelavähki põhjustab HPV ehk inimese papilloomiviirus. Sellel viirusel on üle 200 erineva tüve ja nendest osad on siis kõrge riskiga emakakaelavähi suhtes. On leitud, et 80% inimestest elu jooksul vähemalt korra nakatub, aga enamasti organism saab ise terveks. Kui nüüd see viirus jääb püsima emakakaelarakkudesse, siis aja jooksul võivad tekkida muutused rakkudes ehk emakakaela dysplaasia ja sealt edasi aja jooksul emakakaelavähk. See protsess ise on õnneks väga aeglane. Ja tähtis on ka, et HPV ei põhjusta mitte ainult emakakaelavähki, vaid võib põhjustada ka tupevähki, vulvavähki, pärasoolevähki ja ka kurguneeluvähki. Ennetamiseks on siis ikkagi kindel tee, sõeluuring. Emakakaelavähki saaks tegelikult täiesti elimineerida või peaaegu täielikult. Ja esimene tähtis samm selles ei ole mitte sõeluuring, vaid vaktsineerimine. Et meil on olemas HPV vaktsiin, väga tõhus ja turvaline, mis kaitseb 9 HPV tüve suhtes ja need tüved põhjustavad 95% emakakaelavähist. See vaktsiin on 12–18 aastastele nii tüdrukutele kui poistele tasuta. Ja teine suur valemis olev osa on sõeluuring. Ehk sõeluuringul me testime naist HPV suhtes. Kui see on positiivne, siis me saame pakkuda naisele tõhustatud jälgimist. Ja niimoodi me leiame õigel ajal üles need emakakaela muutused. Ja kui need rakumuutused siis jäävad püsima ja ei parane või isegi süvenevad aja jooksul, siis me saame pakkuda naisele ravi ja ennetada emakakaelavähi teket. Keda oodatakse sõeluuringule? Sõeluuringule me ootame 30–65 aastaseid naisi iga 5 aasta tagant ehk igal juubeli sünnipäeva aastal. Kuidas Ida-Tallinna Keskhaiglasse tänuväärne abi korraldatud on? Meil on avatud eraldi vastuvõtud ämmaemandatele sõeluuringule, kuhu iga naine saab ennast ise kirja panna. Ka need naised, kes tegid kodutesti ja vajavad lisauuringuid. Ja kui nüüd naine vajab lisateste, siis ämmaemand korraldab kõik need vastuvõtuajad. Ja samamoodi kõik need naised, kes ei ole osalenud sõeluuringul või neil on mingeid muresid ja kaebuseid, saavad ise registreerida ennast naistearsti vastuvõtule.